Mis see CO2 on? Noh, ta on selles mõttes meile väga keeruline on sellega võidelda, kui on vastas selline rinne, kes ütleb, et see on ja olge vait. No nii on ka sisult öeldud kogu aeg. Et see ei kuulu üldse argumenti vaidlemisele. Aga kogu see lähtepunkt ju sellest hakkab. Selge on see, et Eesti on Põhjamaa, eks ole. No mis see tähendab? See on, et meil on külm suhteliselt, eks ole. Me vajame kogu aeg ressurssi, energiat, et majandus toimiks, inimesed saaksid elada, eks ole, riigi toimimiseks nii edasi, eks ole. Ja kuna me oleme väike riik, siis meil on pikka aega vähemalt endal see sees, et me suudame ise, nagu öeldakse, seda energiat toota, mida me vajame. Et me ei peaks sõltuma kellestki, sest väiksele riigil on see eriti ohtlik, kui me sõltume kellestki. Sest nagu te näete nendes kriisides, kui läheb kriisiks, siis kõigepealt ikka väikse Peetri kotist sööme kõik ära ja siis igaüks omast kotist, eks ole. Nii et ei saa loota kellegi peale põhimõtteliselt. Ja meil on võimalus ise hakkama saada. No ja looritame seda siis loosungitega, et konkurentsivõimluse hinnaga, hoides loodust inimeste elukeskkond. No siin vastuolu ei ole. Keegi meist ei taha mürgitada seda keskkonda, kus me siin ise toimetame. Ja muidugi siis, tõesti me vajame neid uusi tehnoloogiaid. Iseasi, kui palju siin väikse Eesti panus sellel on neid uusi tehnoloogiaid on võimalik rakendada ja kasutada, ette rutates jälle, mis selle rohepöörde häda, siin kui te loete, ongi see, et see on nii tormakalt tehtud, et ei ole ju valmis need asjad veel, eks ole. Et kuidas sa ikka selle kaevu siis kinni ajad, kui on veel uut kaevu ei ole nagu tehtud, eks ole. Aga millegipärast ma ei teagi, kus see jõud tuleb, ma tahetakse seda saada, kuigi ma aiman, kus see võiks tulla. Ja siin ongi see õnnetus, et paljud need teemad käivad kõik üle meie peade, eks ole, üle selle väikse eestikese pea. Ja kurbloolis on see, et meie esindajad, kes peaksid nagu olema seal mõnes mõttes kas nüüd vait, aga vähemalt piuksuma, et päris see nii ikkagi ei ole või ei saa nii teha, on millegipärast leppinud sellega. Et me oleme läinud selle hooga nagu mingil määral kaasa, kuigi kostab aeg-ajalt selliseid sõnumeid, et küll me leiame siin veel oma mingi nissi ja tee, eks ole. Ja mis on salada, kui vaatame minevikku, siis ega 9. aastal, kui me siin taas iseseisvusime, siis mina väidan, kui analüüsida seda, miks meil suhteliselt hästi läks ikkagi, oligi see, et meil oli oma energia. Ja majandus ei kukkunud kokku. Me peame vaatama, mis see Saksamaa teeb, sest kui te ju olete jälginud, siis nad on oma tuumajaamad ja sööjaamad seal püüdnud, kas juba kinni pannud või kohe panemas, eks ole. Ja millega siis asendatakse? Ja ime, gaasiga. Pool sellest gaasist vähemalt tuleb kust. Ja kuidas nad väidavad, et gaas on neil üleminekuperioodil, eks ole. Ja nüüd on järgmine hea küsida, mis peale üleminekuperioodi siis tuleb, eks ole. Ja selle koha pealt on neil vaikus, aga ma saan aru, mis nad tahavad. Nad tahavad selle ajooksul välja töötada ikkagi selle elektri ja ütleme vesinikutehnoloogia on siis nagu tippasjad, eks ole. Arvavad, et nad suudavad, eks ole. Siis jääb küsimus, kus nad selle vesiniku saavad. Ja imet jälle, mis te arvate, kes muutub maailma kõige suuremaks vesinikutootjaks?